Keset Kadrioru rohelust salapärases taskupargis seisab luulet täis ruum. Lugemispaviljoni valge leht idee sündis rohujuure tasandil. Tallinna linna toel avati paviljon Kirjandustänava festivalil. Juba selle asukoht on Eesti kirjandusloo mõttes sümboolne ja nähtav. Varjualune asub Koidula ja Feelmanni tänavate nurgal. Kõik saavad siin korraks aja maha võtta ning minuteid või tunde raamatute seltsis veeta. Projekt sai alguse kohaliku omavalitsuse ja kogukonna nii-öelda ideest luua siia söötisalale mingi uus funktsioon. Ja meie ülesandeks sai sellele nii-öelda anda arhitektuurne vorm. Kadriorg kunagi on olnud selline suvituslik linn ja tal on teatud tüpoloogiad nagu puust majad ja klaasist verandad. Ja meie lähteülesanne oli ka, meile anti natukene ette, et proovige seda hõngu tabada, suvila, veranda, meeleolu. Seda meeleolu me oleme nende klaasidega ja puiduga püüdnud siin tabada. Ta on nagu kirjanduslik metafoor. Sellised mõtted, mis on head mõtted, nad hõljuvad justkui õhus. Neid me kätte veel ei saa, aga me äimame. Et siis tundus, et see valge leht võiks olla ilus kujund. Ja selle kujundina proovisime ellu viia nii, et see ka võiks justkui lennata. Ja headel ideedel on üks suur vaenlane, see on gravitatsioon. Meie katse ja soov on siin võidelda selle gravitatsiooni vastu ja proovida seda ideed hoida õhus. Ja nõnda ta siin hõljub. Valge katus ja klaasis seinad moodustavad õhulise ruumi poeesia. Lugemispaviljonini viib puidust tee, mis kannab edasi Kadrioru hõngu. Verandalik atmosfäär mõjub koduselt ning kutsuvalt. Raamatud on valges lehes kesksel kohal. See varjualune ilma raamatuteta ei tööta. Siin on maketis näha. Ta paistab täiesti läbi ja ta on nagu kasvuhoone. Aga raamatud annavad talle justkui seina. Ja teatud tüüpi privaatsuse ka siin sees. Et siis on siin sees ka mugavam olla, kui sa igalt poolt ei ole läbipaistev. Ja selles mõttes et raamatutest endist teha see sein, see on see võte, mida me siin kasutasime. Lugemispaviljon aktiveerib ümbritseva linnaruumi, annab põhjuse Kadriorus teistmoodi patseerida, jalutada seal, kuhu varem ei sattunud, teha paus seal, kus seda varem polnud põhjust teha. Ruumilised elamused ja puhkepausid aitavad muuta linna sõbralikumaks ja mõnusamaks. Mida ma olen märganud, et inimesed tihtipeale jalutavad siit lihtsalt läbi. Et pigem mitte kasuta seda kõnniteed, vaid jalutavad siit nagu läbi. Väga lihtsa võttega annavad nad palju juurde tegelikult sellele ruumile. Neid ei ole arhitektidele vaja ega nende egole, vaid siin on üks koht, kus arhitektid saavad kaasa mõelda ja panustada. Me ise õpetame koolis, ise õpime koolis. Ja soov on ikkagi maailma paremaks teha. Ja see on üks katse, kuidas see maailm läheb paremaks.